Nii, tere õhtust siis kõigile siinviibijatele ja muidu. Et minu nimi on jällegi Miikael Adam Lotman, siiamaani. Ja eelmine kord ma rääkisin sellisel teemal nagu loogika ja tõde, kus ma väitsin, et loogikat on võimalik siis määratleda ka väärust säilitava suhte kaudu. Aga eelmises loengus ma tegin siis sellise märkuse, et loogika on tegelikult nii lihtne asi, et seda oleks võimalik täiesti vabalt seletada, õpetada vähemalt põhikooli algklassides. Ja siis üks osa minust siiamaani usub, et see vastab tugevalt tõele. Teine osa minust jällegi meenutab, et ma olen ise ka õpetanud loogikat. Ja ma olen õppinud loogikat ja Kyoto ülikoolis, ma mäletan, oli üks loogika professor, kes ütles, et tal on et see on hästi kummaline nähtus, et need reaalia tudengid, nendega läheb väga kiiresti, aga kõik humanitaarid jäävad jänni. Ja siis ma jäin selle üle mõtlema. Ja üks neid asju, mis ma enda jaoks selgeks tegin, oli see, et põhjus ei ole selles, et humanitaaridel on midagi puudu mõtlemises, et nad ei saa hakkama loogika selliste, või miks teil läheb loogika õppimisega nii kaua aega. See ei ole sellepärast, et neil on mingisugune defekt või midagi puudu, aga vastupidi, et nad teevad midagi lisaks, mida siis reaalid ei tee. Ja see üks asi, mida nad teevad lisaks, mida mina ka tegin kunagi, mis väga pärssis minu loogika õpinguid, oli see, et ma üritasin loogikast mõistusega kinni hakata. Ma arvasin, et loogika on kuidagi seotud ratsionaalsusega. Ja see kõlab päris sellise provokatiivse väitena, kui ma ütlen, et loogika ei ole olemuselt seotud ratsionaalsusega, aga seda ma täna just hakkangi väitma. Et täna on meil siis niimoodi, et klaviatuur suri ära. Kas sa saad aidata äkki või? Klaviatuur suri ära. Hiirega. Nii. Siis, ma toon siis teeme niimoodi siis jah. Et täna on siis selline menüü, et ma esitan peamise väite. Peamine väide on see, et loogika ja ratsionaalsus ei ole olemuslikult seotud. Ja see on selline negatiivne väide, ja sellel on pühendatud see peamine esimene osa. Aga kui ma ainult hävitan selle suhte ära, siis on natukene kurb, siis ma üritan teises osas ikkagi natukene seda uuesti seletada, et ikkagi kuidagi nad on seotud, aga mitte olemuslikult. Et selles esimeses osas ma olen suhteliselt kindel, ma olen suhteliselt veendunud, et see jutt on õige. Teine osa on natukene kahtlane, aga ma arvan, et huvitav. Nii et see esimene osa on tegelikult siin mõnes mõttes tähtsam. Nii et ma kõigepealt siis peaksin seletama, et mida see tähendaks, et mingi asi on olemuslikult seotud. Ja seda võib mõista enam-vähem niimoodi, et kui me ütleme, et esitame näiteks sellise filosoofilise väite, et inimesed on olemuslikult ratsionaalsed, siis peaks vähemalt vastama tõele, et ei ole ühtegi sellist inimest, ühtegi sellist olendit, kes on inimene ja ei ole ratsionaalne. Ühesõnaga, kui me ütleme, et mingi asi on olemuslik omadus, siis ta peaks ühtlasi moodustama ka vajaliku tingimuse. Nii et, aga probleem on nüüd selles, et kui me kasutame selliseid mõisteid nagu loogiline ja ratsionaalne, siis need mõisted ei ole päris selgelt määratletud, nii et ma pean kõigepealt vaatama, mida võiks üldse tähendada selline predikaat nagu loogiline, et seda on võimalik mõtestada vähemalt kahte moodi, kindlasti rohkemat moodi, aga ma võtan ühe, mis tuleb otse sellisest loogika kui teadusharu definitsioonist. Aga teine oleks siis, et palju kitsam, aga samas tugevam väide, et loogiline, kui mingi asi on loogiline, siis kui ta ei sisalda vastuolusid. See oleks minimaalne ratsionaalsuse tingimus. Ja siis ma üritan tuua vastunäiteid, et meil on olemas kehtivad, aga mitte ratsionaalsed sellised arutluskäigud ja siis tegelikult ratsionaalsed, aga kehtetud arutluskäigud. Aga nüüd see peamine, kõige keerulisem osa on siis see,
et ma peaksin näitama, et tegelikult mõnes mõttes me saaksime rääkida ka, et mõned vastuolud on ratsionaalsed selles esimeses osas. Või et on vähemalt võimalik mõelda selle niimoodi, et vastuolud, loogilised vastuolud on ratsionaalsed, ehk meil on ratsionaalne uskuda vastuolusid. Vähemalt võimalikult, jah. Aga teises osas, kui ma nüüd üritan selle lahti seletada, siis ma leian, et kui me eestindaksime selle küsimuse ära, loogika ja ratsionaalsus on mõlemad võõrsõnad, siis see asi muutuks natukene selgemaks, kui me küsime, et kuidas on aru ja mõistus üksteisega seotud. Ja siis kõige lõpus ma teen ühe tähelepaneku elu mõtte kohta. See on siis täna menüüs. Nii, siis jällegi siit. Nii, esimene osa. Ja ma alustan ühe päris tähtsa hoiatusega. Nimelt, et ma olen täiesti veendunud, et kõik väited siin osad on korrektsed, et ma olen need ükshaaval nagu läbi vaadanud, aga ma ikkagi ei saa välistada, et kuskil on viga sisse jäänud. Ja, nii et see on selline fakt, mis muutub pärast natukene relevantsemaks. Ja. Nii, siis liigume. Et argikeeles, kust minu arust see viga üldse tuleb, et inimesed, eriti humanitaarid üritavad nagu loogikast aru saada mõistuse kaudu. Mõtlevad, et loogika seletab midagi, avab kuidagi mõistuse struktuuri, on sellepärast, et juba tegelikult argikeeles loogiline ja ratsionaalne, neid kasutatakse suhteliselt sünonüümselt, on ju. Et meil on, kui ma uurin siis sealt eesti keele seletavast sõnaraamatust, vaatan järgi, siis loogiline tähendab loogika seadustele ja reeglitele vastav, järelduslikult õige, mõistuspärane, mõistlik, on ju. Ja siis, aga kui ma tahan teada, mis siis on ratsionaalne, siis ka mõistuslik, mõistuspärane. Niimoodi, et kui me ütleme, see on see nii-öelda tavakeel, et mingi asi on loogiline või siis eestlased vahel kasutavad seda saksa logisch, on ju. Et sealt nagu see tuleb, aga selle argikeelse kasutuse kohta seda on nagu väga kerge ümber lükata, et nad ei saa olla sama tähenduslikud. Ühe päris kerge näitega, võtame näiteks, et see on niisugune vastunäide, see on Peeter ja ämma maja. Niisugune näide on, et Peeter usub, et kui kukk kireb, siis ta peab ämma maja maha põletama. Kukk kireb, Peeter usub, et ta peab ämma maja maha põletama, on ju. Me ütleksime, et Peeter on äkki natukene hullumeelne või muud moodi segane, aga me ei ütleks, et see usk on ebaloogiline. Nimelt see veendumus, et ta peab oma ämma maja maha põletama, on loogiliselt üles ehitatud. See siis põhimõtteliselt järgib tuletusreeglit, mida me tunneme kui modus ponens, kui A, siis B, A, seega B, on ju. Aga me järeldame siis vähemalt üks asi, mida me saame kohe järeldada, on see, et loogika ei taga ratsionaalsust. Et see, et keegi oskab loogiliselt mõelda, see ei taga seda. Et ta on ratsionaalne, natukene peenemalt siis öeldes, et me ütleksime, et loogika ei ole ratsionaalsuse jaoks piisav tingimus. Ja siin on tegelikult ka üks selline näide ajaloost, mis on suhteliselt tuntud, on ju, et võtame näiteks 20. sajandi, kui mitte üldse kogu ajaloo kõige tähtsam loogik, Kurt Gödel, kellelt on pärit nagu hästi mitu tähtsat teoreemi, aga need, kes on natukene õppinud loogikat edasi jõudnud tasemelt ja peaksid oskama tõestada Kurt Gödeli seda täielikkuse teoreemi, mis ütleb, et esimest järku loogika on täielik, ehk siis kui meil on mingisugune lause, mis vastab tõele, siis see lause on ka tõestatav. Aga temalt pärineb nüüd ajalooliselt ka palju tähtsam teoreem, mida teatakse kui mittetäielikkuse teoreem. Ja see on nüüd see, et kui me võtame esimest järku loogika ja me toome sinna sisse nagu aritmeetika, kui me teeme sellise formaalse deduktiivse süsteemi, mis suudab väljendada mingisuguseid aritmeetilisi tõdesid, näiteks, et iga täisarv on mõne täisarvu summa, siis sellises loogikasüsteemis, mis suudab selliseid tõdesid väljendada, on alati mingisugune lause, mis vastab tõele, aga mida ei saa tõestada. Ja see oli nüüd päris suur selline löök siis 20. sajandi alguses matemaatikutele, et see unistus, et me saaksime luua sellise
loogikamasina, mis tõestab kõik matemaatilised tõed ära, see purunes. Igas sellises süsteemis on mingisugune lause, mis on tõene, aga mida me ei saa tõestada. Ja? Aga miks on vastunäide? See vastunäide ei ole nüüd kuidagi seotud sellega, nende suurepäraste saavutustega, mida Kurt Gödel siis sooritas, aga sellepärast, et ta ise näljutas ennast surnuks. Ja? Et ta kartis, et tal oli selline paranoia, et ta arvas, et keegi tahab teda ära mürgitada. Ja ta siis lasi ainult oma naisel süüa valmistada ja kui see variant kadus ära, siis ta nälgiski surnuks. Nii et noh, see on ka nüüd siuke näide, siis päris traagiline näide, et sellest samast asjast, et sa võid olla nagu ajaloo üks parimaid loogikuid, aga see ei taga seda, et sul on ratsionaalne mõtlemine, et sa oleksid läbinisti mõistlik. Nii et see on siis selline, see on päris lihtne asi, mida inimestele näidata. Aga tavaliselt, kui inimesed ütlevad, et loogika ja ratsionaalsus on olemuslikus suhtes, siis nad peavad midagi nagu natukene täpsemat silmas, nad peavad pigem vastupidist silmas, et loogika ei taga ratsionaalsust, et loogika ei ole nüüd ratsionaalsuse jaoks piisav tingimus, aga ta võib olla vajalik tingimus, nimelt, et meil on võimatu olla ratsionaalne, olles samal ajal ebaloogiline. Ja see on siis, selline üks viis, kuidas tihti erinevates loogikaõpikutes motiveeritakse üldse inimesi loogikat õppima, et kui sa õpid loogikat, siis siis see suhe on enam-vähem nagu meditsiinil ja tervisel, et sa saad nagu, sa oskad nagu ratsionaalsemalt ennast väljendada. Ja see on ka siis selline veendumus, mida on siis väljendatud ka väga suurepärases raamatus nimega Loogika alused Enn Kasakult. See on, võin öelda paar sõna selle loogika õpiku kohta, et see on iseenesest suurepärane. Ta on suutnud siis anda sellise suhteliselt hea ülevaate, mitte ainult siis tänapäeva matemaatilisest loogikast, aga ta alustab sellisest traditsioonilisest süllogistikast. Aga sellegipoolest ta teeb seda sama asja, et ta ütleb, et loogika uurimisvaldkond ongi peamiselt ratsionaalse mõtlemise seaduspärasused ja mõtlemise aktide produktid, mis avalduvad keele vahendusel. Et see suhe on enam-vähem selline, et on sellised ratsionaalsed agendid või lihtsalt agendid, kes arutlevad omavahel ja vahel need asjad, need arutluskäigud, mis neil on või need mõtted, mis neil on, need tulevad välja ratsionaalselt ja need loogika justkui otsib nagu neid seaduspärasusi, mis teevad nagu need mõtted ratsionaalseks. Ja see ei ole nüüd kindlasti selline väga, kuidas öelda, väga selline ekstravertne väide või selline väga kummaline väide, see on selline väide, mida esineb päris palju. Ja nüüd tänases ettekandes mina olen see, kes esitab nüüd selle provokatiivse väite ja ütleb, et niimoodi asjad päris ei ole. Et meil on, sellist olemuslikku suhet nende kahe asja vahel ei ole. Nüüd kõigepealt me peaksime siis nagu üritama nagu määratleda neid mõisteid. Ratsionaalsust on väga keeruline määratleda, siis ma lihtsalt edasine arutluskäik praegu eeldab seda, et kui ma toon neid vastunäiteid, siis ma eeldan, et te mõtlete, et ratsionaalsus on nagu kõhutunde järgi mõistlik. Et see, mis on mõistlik, see on ratsionaalne. Ja kui on irratsionaalne, siis on nagu kõhutunde järgi, ütleme, et see küll ei olnud mõistlik. See oli seesama Peetri ämma maja näide, me ütleksime, et Peeter ei käitunud mõistlikult. Aga nüüd seda predikaat, et mis on loogiline, seda on võimalik nüüd määratleda, kindlasti mitut erinevat moodi, aga ma valisin välja 2. Üks on siis loogiliselt kehtiv ja teine on siis vastuolusid välistav. Miks me ütleksime, miks me tõstaksime selle loogilise kehtivuse üheks määratluseks on just nimelt sellepärast, et see tuleb loogika kui teaduse definitsioonist. Loogika on teadusharu, mis uurib kehtivaid arutluskäike. Seega loogiline peaks olema see, mis on kehtiv. Ja ebaloogiline on siis see, mis on kehtetu.
Aga noh, ma näitan, et noh, need on natukene liiga selline määratlus oleks mõnes mõttes nagu liiga nõrk, need on liiga kiiresti ümber lükatav, et ma saan näidata, et on olemas sellised kehtivad arvutuskäigud, mis ei ole mis on ebaratsionaalsed ja vastupidi. Aga palju keerulisem ülesanne on näidata nüüd seda, et ütleme, et noh, et minimaalne, et see palju tugevam viis, kuidas kaitsta seda väidet, et loogika ja ratsionaalsus on omavahel olemuslikus suhtes, on kui me ütleme, et mingi asi on loogiline, või mingi asi on ratsionaalne, siis kui ta ei sisalda vastuolusid. See on täiesti minimaalne, sa võid öelda mulle ükskõik mida, aga kui sa ütled mulle mingisuguse asja, mis on vastuoluline, siis see on irratsionaalne. Kõik muu on lubatud. Nii et need on siis need kaks sükest parameetrit, millest ma hakkan rääkima. Nii et minu esimene ülesanne on see, et ma näitan, et on võimalik, et mingi asi on ratsionaalne, aga siis kehtetu, jah. Vabandust, mul on siin jälle ikkagi oli viga sees, jah. See peaks olema A ja B, mitte A ja A, jah. Ja lisaks ma siis näitan, et kehtivus ise võib meile tunduda irratsionaalsena. Et kehtivuse mõiste tihti tegelikult tundubki meile kui midagi, mis on või irratsionaalset või ei ole igatahes mõistlik. Nii, siis ma liigun selle esimese juurde. Väga lihtne on näidata, et arvutluskäigud on ratsionaalsed, aga kehtetud. Nimelt peaaegu kõik meie arvutluskäigud, mis me argiselt läbi viime, nad on loogiliselt kehtetud. Tähendab, on võimalik, et eeldused on tõesed ja järeldus on väär. Näiteks, taevas tõmbus pilve ja tundub, et vihm hakkab sadama. Ma pean pesud kiiresti tuppa tooma. On täiesti võimalik, et vastab tõele, et taevas tõmbus pilve ja vihm hakkab sadama, aga ma ei pea pesud kiiresti tuppa tooma. Ma ütleks, et see on päris ratsionaalne järeldus. Või et abikaasa on mind terve päeva vältinud, ta on kindlasti tusane. On täiesti võimalik, et on terve päeva vältinud, aga on hoopis hästi õnnelik. Need on loogiliselt, nad on võimalikud. Või siis, et laps pillas vaasi rõdult alla, vaas on kindlasti kildudeks katki. Aga me võiksime isegi öelda midagi tugevamat, on täiesti võimalik, et laps pillas 10. korruse rõdult vaasi alla, aga vaas jäi õhku hõljuma. See kõlab meile kui kummaline asi, mida öelda, aga see on loogiliselt võimalik. Nii et kõik need arvutluskäigud on nagu meile tunduvad, et need on mõistlikud asjad, mida öelda, mõistlikud järeldused, aga need on loogiliselt, need on kehtetud. Nii et me ütleksime, et kui me loogilise all peaksime silmas seda, et arvutluskäik peab olema kehtiv, siis see on nagu liiga tugev tingimus. Kui kehtivus oleks ratsionaalsuse kriteeriumiks, siis me oleksime kõik ebaratsionaalsed. Nii, seda on nagu väga lihtne näidata. Aga on üks natukene huvitavam aspekt ja see on siis see, mida ma nimetaksin kehtivuse ebaratsionaalsuseks. See on siis selline väike taustalugu, et siis nõukogude ajal üks psühholoog Alexander Luria uuris nagu selliseid eluviisi muutuse mõju inimeste kognitiivsetele võimetele. Mida ta tahtis teha, oli ta tahtis näidata, et nüüd see uus nõukogude aegne süsteem on siis nimelt suure rõhuga nagu sellele haridusele, et see on muutnud nagu nõukogude inimest ratsionaalsemaks. Ja ta 34. aastaks ta oli teinud siis 2 ekspeditsiooni Usbekistani ja seal ta siis küsis erinevate usbekkide käest erinevaid küsimusi ja mõõtis ka nagu seda loogilist kehtivust, esitas ükseid loogikaülesandeid. Ja ühele usbekile ta siis esitas sellise küsimuse, et kaugel põhjas, kus on lund, on kõik karud valged. Novaja Zemlja asub kaugel põhjas. Mis värvi on sealsed karud? Sellele ülesandele vastates protesteeris eelpool mainitud mees. Teie olete neid näinud, teie teate, mina pole neid näinud, nii et kuidas mina saaksin öelda? Kuidas ma saan järeldada midagi, mida ma ei ole kogenud?
üldiselt ma ütleks, et mind juba nagu see näide suhteliselt veenab, et nagu see kehtivus ise võib meile tunduda ebaratsionaalne. Aga noh, mõni teine ütleks jällegi, et noh, et see Usbek oli ebaratsionaalne, mitte et noh, see või ebaratsionaalne või lihtsalt äkki nagu natukene rumal, on ju. Aga noh, ma arvan, et nagu nii kergelt me ei pääse, et ma võin tuua näiteks, ma toon sellise näite nüüd ja see on niisugune näide, mida ma enne seda loengut ma küsisin hästi mitme inimese käest. Ma kontrollisin nagu Tallinna Ülikooli õppejõudude ja tudengite ja siis ka oma tuttavate peal. Ja ma küsin, et kas järgmine arvutluskäik on kehtiv, see tähendab sellises loogiline selles kehtivuse tähenduses, jah. Et ütleme, et ma olen 3 sõbraga restoranis ja kas me saame sellest järeldada, et ma olen 3 sõbraga restoranis seda, et meie seas on selline inimene, et kui tema tellib pitsat, siis me kõik tellime pitsat. Jah. Üldiselt kõik ütlevad, et muidugi ei saa niisugust asja järeldada. Ma ei tea, mis värk teil teie sõpradega on, ja võib-olla teil on niisugune kokkulepe, et kui üks tellib pitsat, siis kõik tellivad pitsat, aga üldiselt nagu niisugust asja küll järeldada ei saa, on täiesti võimalik, et keegi tellib pitsat ja keegi ei telli pitsat, on. Juhtumisi see on loogiliselt kehtiv arvutluskäik. See on võimatu, et eeldus on tõene ja järeldus on väär. Nüüd iga kord, kui ma nagu seda inimestele väitnud, siis nad hakkavad minuga vastu vaidlema. See ei saa olla loogiliselt kehtiv. Ja noh, selleks vahel mul on isegi läinud nagu kuskil tunnike. Olen nagu vaielnud ja kuidas need vaidlused üldiselt lõpuvad on niimoodi, ma ütlen neile, et tegelikult see on niisugune kuulus asi, mida tuntakse kui jooja paradoks, drinker paradox. Esimene niisugune ingliskeelne formuleering on see, et there is a pub where there is a pub where if someone drinks, everyone drinks, on. Ja siis sellel on Wikipedia lehekülg, palun vaata järgi. Ja siis, kui nad saavad teada, et seal on Wikipedia lehekülg ja siis vaatavad järgi, siis nad midagi siin on. Ma ikka, aga ükskõik, kuidas mina ka seda ei seletaks, et tegemist on kehtiva arvutluskäiguga, siis see nagu ei jõua kohale. Nii et aga nüüd mõtleme, kujutame ette, et mina olen seal uurija ja kõik need õppejõud, kes on väga ratsionaalsed inimesed, nad on need usbekid ja nad ütlevad, kust mina tean, ma ei tea ju sinu sõpru, see on täpselt see sama reaktsioon. Nii et kehtivuse mõiste mulle ise tundub, see on see, mis mulle tundub, et kuhu tegelikult väga palju humanitaarid just nimelt nagu paraku ka nagu takerduvad. Sest nad ja see põhjus ongi just nimelt see, et nad hakkavad lugema nagu enda kogemust sinna sisse. Nii, see on siis, see oli nüüd nagu see lihtsam jutt. Aga nüüd on palju keerulisem ülesanne. Et ütleme, et nüüd ma veensin teid ära, et niisugune loogiline kehtivus on natukene liiga range nõue nagu sellele ratsionaalsusele. Aga siis te ütlete mulle, et aga võtame nüüd selle minimaalse nõude, ütleme, et ratsionaalsed inimesed on vähemalt sellised inimesed, kes kunagi ei räägi endale vastu. Ja siis me võiksime öelda enam-vähem niimoodi, et nüüd kui me sellises minimaalses tähenduses peame seda, räägime ratsionaalsusest, siis me lihtsalt ütleme, et nagu ratsionaalsus ja vastuoluliselt välistav seadus on olemuslikult üksteisega seotud. Nii, ja kuidas ma nüüd sellele vastu saaksin vaielda? Ainus viis, kui ma oleks see, et ma näitan, et on olemas ratsionaalsed vastuolud. Et on olemas sellised asjad, mis on vastuolulised ja sellegipoolest ratsionaalsed. Selleks on jällegi olemas üks hea paradoks, mida nimetatakse eessõna paradoksiks. Et raamatute eessõnades on tihti kirjas, et autor vastutab oma vigade eest või et raamatus võivad esineda vead. Autorid üldiselt kontrollivad oma väiteid mitu korda ja ei avalda enne, kui on veendunud, et kõik peamised väited on korrektsed. Aga samas autorid teavad kogemusest, et mõni viga võib ikkagi sisse jääda ja seda vaatamata parimatele pingutustele.
sellised autorid on ühtaegu veendunud, et kõik nende väited on korrektsed, aga mõned väited võivad olla vigased, on ju. See on päris tuntud paradoks just nimelt sellepärast, et ta näitab meil, et meil on inimene, kes usub, et ta on mitu korda üle kontrollinud, kõik väited eraldiseisvalt vastavad tõele, aga ta ei saa välistada, et mõni nendest ikkagi on väär, on ju. Nii et siit on võimalik tuletada vastuolu, on ju. Ja see on ka nüüd selline näide, mida siis väga palju arutatakse erinevates filosoofilises kirjanduses, kus arutatakse selle üle, et mis asi on ratsionaalsus. Nii et see on hästi tuntud probleem. Seda ei saa nagu väga kergelt nagu lihtsalt ümber sõnastades ei saa sellest lahti. Aga ometigi ma võiksin väita, et ta näitab, et see, mida see eessõna paradoks meile näitab, ta näitab meile, et võivad parimal juhul, et on olemas sellised kooskõlatud uskumused, aga siin ei ole nagu ikkagi veel eksplitsiitset vastuolu. Mida ma pean nagu selle all silmas, et siin ei ole eksplitsiitset vastuolu? Seda, et millal nüüd me ütleksime, et see autor ei ole kindlasti ratsionaalne, on siis, kui sa võtad nüüd mingisuguse näite, mingi konkreetse lause nüüd sealt tema teosest ja küsid tema käest ja ta ütleb, et jah, see lause siin vastab tõele ja ei vasta tõele. See oleks nüüd eksplitsiitne vastuolu. Ja see kõlaks tõesti nüüd ebaratsionaalselt. Ja siin kohas ma peangi ütlema, et kaotasin. Et mul endal ei tule ühtegi sellist näidet, kus me saaksime öelda, et keegi usub eksplitsiitselt vastuoludesse või eksplitsiitsetesse vastuoludesse ja on samal ajal ratsionaalne. Aga sellegipoolest ma ikkagi ei anna veel alla. Ma ütlen, et mul on selle kohta ikkagi üks asi, mida ma saan öelda. Ja see on see, et ma näitasin võib-olla, et see vastuolude välistamine on vajalik tingimus, aga see, et mingi asi on vajalik tingimus, ei tähenda veel, et meil on tegemist olemusliku seosega. See on nüüd natukene keerulisem mõttekäik, ma üritan seda selgelt lahti pakkida. Et mis ma olen siia kirjutanud, et isegi, kokkuvõttes, et isegi kui meil on nii ratsionaalne uskuda vastuolusid, siis see ei tähenda, et ratsionaalsus on olemuslikult seotud loogikaga. Ja mõtleme sellest enam-vähem niimoodi, et kindlasti vastab tõele, et ükski inimene pole käinud kuul ilma skafandrita või vastab tõele, et sa ei saa minna kuule ilma skafandrita. Kuid see ei tähenda veel omakorda, et kosmonaudid on kuu peal olemuslikult seotud skafandritega. Ehk siis, kui kuul oleksid õiged tingimused, siis kosmonaudid ei vajaks skafandreid. Mida ma siin silmas pean? Ma pean silmas enam-vähem midagi sellist, et kosmonautidel on vaja skafandreid lihtsalt sellepärast, et kuul ei ole õhku. Mitte sellepärast, et kosmoseagentuuril on selline määrus, mida nad peavad järgima. Nii, ja kuidas see on seotud nüüd siis selle loogika ja ratsionaalsuse küsimusega? See on siis, arutluskäik on siis enam-vähem selline, et jah, ma võin nagu tõdeda, et see on vajalik tingimus, aga see põhjus on teises kohas. Põhjus, miks inimesed ei saa uskuda vastuoludesse, ei ole sellepärast, et on sellised loogikaseadused, aga sellepärast, et ratsionaalsus on olemuslikult seotud mitte loogikaga, kogemusega ja kogemus välistab vastuolusid. Ja see arutluskäik oleks enam-vähem selline, et meil on irratsionaalne uskuda seda, mida me ei saa kunagi kogeda. Me ei saa kogeda eitust. Me saame kogeda üksnes seda, et asjad on nii ja eristada asjadest, mis on naa. Me saame kogeda ainult siis selliseid nii-öelda positiivseid väiteid. Ma saan kogeda seda, et kass on mati peal ja ma saan kogeda seda, et kass läks mati pealt minema, aga ma ei saa kogeda seda, et kass ei ole mati peal. Mul ei ole seda mitte mati peal olemise kogemust. Ma lihtsalt näen, et kui kass ei ole mati peal, siis ma lihtsalt näen, et ukse ees on matt. Aga ma ei saa kogeda loogilist eitust. Ma saan kogeda siis
ainult mingisuguseid, mu kogemus on ainult positiivne, see koosneb ainult positiivsest informatsioonist. Nii et ma ei saa kogeda, ja kuna ma ei saa kogeda asjade mitte nii olemist, ma ei saa kogeda kassi mitte mati peal olemist kui sellist, siis ma ei saa kogeda ka asjade nii olemist ja mitte nii olemist, on ju. Ja see on nüüd siis, ühesõnaga, ma ei saa kogeda vastuolulist asjade seisu. Mitte sellepärast, et on selline loogikaseadus, mis selle ära keelaks, aga lihtsalt sellepärast, et mu kogemus ei võimalda seda. Jah? Ja seega, kuna ma ei saa kogeda eitust, siis mul on irratsionaalne uskuda eksplitsiitseid vastuolusid. Ja? Selleks, et oleks eksplitsiitne vastuolu, selleks mul peab olema väide ja selle eitus. Ja? A ja mitte A. Aga kuna ma ei saa kogeda mitte A-d, siis ma ei saa kogeda ka kunagi vastuolusid. Ja kuna ma ei saa kunagi kogeda vastuolusid, siis ma ütleks, et on irratsionaalne uskuda vastuoludesse. Ja? Aga sellegi poolest ei ole välistatud, et kui me saaksime kogeda eitust, siis meil oleks mingitel puhkudel ratsionaalne uskuda eksplitsiitseid vastuolusid. Ja see eessõna paradoks viib meid sellele päris lähedale. Eessõna paradoks viib meid nii kaugele, et ratsionaalsus ise ütleb meile, et on võimalik, et kõik sinu väited on nagu korrektsed, aga mõni nendest on vigane. Ja? Nii et see on siis nagu see põhimõtteliselt kokkuvõte esimesel osal, või ütleme, et ratsionaalsusel ja loogikal on üks kokkupuutepunkt ja see kokkupuutepunkt on siis vastuolude välistamine. Aga see kokkupuutepunkt on pigem, mulle tundub, juhuslik kui olemuslik. Ja? Sellega on siis see esimene osa sellest ettekandest on läbi ja nüüd ma liiguksin nüüd selle teise osani, mis on nüüd, kui teile tundus esimene osa kahtlane, siis teine osa tundub palju kahtlasem, sest et see on nüüd see, kus ma üritan loogikat seletada nüüd, et kui nad ei ole olemuslikus seoses, siis millises seoses nad on. Ja ma ütleksin, ja alustaksin jällegi hoiatusest, et see jutt, mis ma nüüd siin räägin, võib sarnadada teatud jutule, mida inimesed, kes on lugenud Freget või Kanti, millega on kokku puutunud, on ju. Aga sellel edasisel jutul ei ole Frege ja Kantiga mitte mingit pistmist, on ju. Et Fregel on siis selline hästi kuulus artikkel über Sinn und Bedeutung, ma praegu siin ei tõlgi seda, on ju. Ja Kantil on siis see Kritik der reine Vernunft, on ju. Ja mõlemil on siis sellised eristused, mida ma ise ka kasutan, aga ma kasutan seda natukene teistsuguses tähenduses. Ja ma ütleksin mõlema kohta seda, et näiteks kui Frege eristab siin Sinni ja Bedeutungit, siis need ei ole Frege tegi nendest küll tehnilised mõisted, aga need on siis sellised mõisted, mis on väga loomulikud saksa keeles. Et on nagu loomulik saksa keel, kus ta noppis ühe mõistepaari ja siis annab nendele oma tehnilise tähenduse. Ja see jutt, mis mina räägin, see ei ole kuidagi seotud selle tehnilise tähendusega. Ja sama käib siis ka Kanti kohta. Ja siis tegu on siis, ma üritan siis neid seletada, kuidas loogika ja ratsionaalsus on omavahel seotud. See on natukene visandlik ja ühtlasi siis toetub eesti keele intuitsioonile. See on nüüd ka päris kahtlane osa, sellepärast, et see tähendab, et seda ei ole võimalik nagu väga kergelt tõlkida inglise keelde. Eesti keeles on meil paar head eristust, mis inglise keeles on nagu, isegi kui nad on implitsiitselt olemas, siis nad on kaduma läinud. Ja. Nii. Siis ma sõnastaksin, et seletada, kuidas need asjad on nagu seotud orgaaniliselt, ma sõnastan selle probleemi ümber. Niimoodi, et ta kõlaks arusaadavalt eesti keeles. Et ma ütleksin, et loogika me võiksime
asendada sellise hea sõnaga nagu aru. Et kui loogika on teadus, mis uurib kehtivaid arvutuskäike, siis me võiksime lihtsustatult eestindades öelda, loogika uurib aru või aru seaduspärasusi. Ja ühtlasi, kuna me juba kasutasime, järgisime seda kõhutunnet, et ratsionaalne tähendab mõistlik, siis võiks öelda, et kõik ratsionaalsed agendid käituvad mõistlikult, eestindatult ja lihtsalt oleks, et ratsionaalsus on mõistus. Nii et ja mis on nagu veel siuke väike lisaboonus on see, et kui me räägiksime kollektiivsest ratsionaalsuseks, siis meil on ka päris hea eestikeelne sõna nimega terve mõistus. Et kui agendid käituvad kollektiivselt ja ratsionaalselt, siis me nimetame, et see on terve mõistus. Nad käituvad terve mõistuslikult. Nii et ümber sõnastatud siis, et kuidas on aru seotud mõistusega. Nii. Ja siis ma teen veel ühe asja, mis on tegelikult üldiselt filosoofias on alati väga kahtlane, aga ma vaatasin etümoloogia sõnaraamatut. Ja ma leidsin ühe päris huvitava asja nimelt, et see eestikeelne sõna aru on siis, tuleb siis, ei ole siis soome-ugri, aga ta on Indo-Euroopa. Ja ta on siis seotud ka selle ingliskeelse argumentiga. Ta on eesti keeles ka, ta on argument ja see võis tähendada siis argumenti, väärtust, arvutust, arvamust, nad kõik kuuluvad samasse nagu perekonda. Et ütlesi ka arvutamisega, arvutamine, seda ma ütlesin, arvutamine, arvama. Ja siis miks ta on väärtus? On sellepärast, et me ütleme ka eesti keeles funktsiooni argument, funktsiooni väärtus. Ja sama asi on ka inglise keeles, et argument võib olla siis võib olla mingi arutluskäik, aga see võib ühtlasi olla ka mingisuguse funktsiooni argument. Nii et ma ütleksin nagu juba võib-olla etteruttavalt, et aru tegeleb arvutamisega. Mõistus jällegi on siis, mõistus on selline rohkem soome-ugri tüvega sõna, mis siis konnoteerub. Ja eesti keeles me ütleme, et mõistab ratsutada, siis ta oskab ratsutada, aga teistes siis nendes soome-ugri keeltes siis need käivad siis ka mälu ja näitamise kohta. Et mõistus on siis eesti keeles, mõistus on palju praktilisem. Mõistus on seotud siis mingisuguste oskuste või siis mingisuguse siukse kui arutlusega, siis väga praktilise arutlusega. Nii. Ja nüüd seal on ka, ma ütleksin, et kui ma küsin, et kuidas on aru seotud mõistusega, jällegi, kui te vaatate tegelikult eesti keele seletavat sõnaraamatut, siis nad ütlevad, et aru saama tähendabki mõistma. Ja kui ma sõnastan ümber, et kuidas aru on seotud mõistusega, siis ma lihtsalt ütlen, kasutan kahte sama tähenduslikku mõistet jällegi. Aga siin tegelikult me saame jällegi väga kiiresti veenduda, et nad ei ole sama tähenduslikud. Kui nad oleksid sama tähenduslikud, siis järgmised kaks väidet kõlaksid meile vastuoluliselt. Mulle vähemalt ei tundu vastuoluliselt, kui ma ütlen, et ma mõistan sind, aga ma ei saa sinust aru. Või ma saan sinust aru, aga ma ei mõista sind. Tundub, et siin on päris selline suur ikkagi nüansi vahe. Kui ma räägin arusaamisest, siis mulle tundub, et arusaamine on palju sellisem, kuidas öelda, skemaatilisem. Ta on abstraktne, teoreetiline ja siis mitte otseselt kogemusega seotud, a priorne. Aga mõistmine on üksikasjalik, konkreetne, praktiline, empiiriline. Ja tihti nagu ka eesti keeles me tegelikult ütleksime, et ta seondub empaatiaga, ma mõistan sind. Ta on siis, mõistmine nõuab kogemust, arusaamine ei nõua kogemust. Mis oleksid näiteks need olukorrad, kus ma saaksin öelda, et ma mõistan sind, aga ma ei saa sinust aru? Näiteks, kujutame ette, et keegi on üle elanud mingisuguse hästi suure tragöödia ja läinud natukene hulluks ja peksab natukene segast. Ja siis sa ütleksid sellele inimesele, et ma ei saa aru, mis sa just ütlesid, aga ma mõistan sind. Aga võib olla ka näiteks see, et näiteks, et keegi ütleb midagi asjakohatut. Ütleb näiteks lühikesele inimesele, et
jõupetakas, on ju. Noh, me saame aru, miks ta ütles seda, sellepärast, et vastab tõele, et lühike. Aga me ei mõista, miks ta ütles seda. Nii et noh, siin on, noh, ilmselgelt on tähenduse vahed on olemas, on ju. Jah, ja ma ütleks, et noh, loogika ja ratsionaalsus umbes niimoodi üksteisega seonduvadki. Ma proovin veel natukene rohkem täpsustada seda intuitsiooni. Noh, ja siin ma võin kõvasti eksida, aga ma üldiselt ütleks, et kui me räägime lause tähendusest, siis me räägime nagu lause tõesustingimustest. Me räägime sellest, et see ei ole originaalne idee, see on üks selline semantika koolkond, mis ütleb, et lause tähendus ongi need tingimused, millal ta on tõene, millal ta on väär, on ju. Näiteks me saame järgmisest väitest, me saame aru, mida järgmine väide tähendab, aga me ei pea mõistma, mis asjad on X, Y ja Z, on ju. See on näide, sest aru toimib sellisel väga abstraktsel tasandil, et kui me saame aru, et kui X on suurem kui Y ja Y on suurem kui Z, siis X on suurem kui Z, on ju. See on selline väide, mida me võiksime kohata näiteks mingisuguses matemaatikaõpikus, kus seletatakse, mis asi on transitiivne suhe, on ju. Aga nüüd, kui see sama väide esineks näiteks pulmakutsel, siis me ütleks, et me ei saa selle mõttest aru. Mis mõttega see lause siin on. Et ma ütleks, et lause tähendus on seotud selle lause tõesustingimustega, aga lause mõte tuleb selle kasutusest. Kui me kasutame sellist lauset, mis vastab tõele vales kontekstis, siis see kõlab meile nagu mõttetu lause, isegi siis, kui me saame sellest aru. Natukene, noh, see on veel natukene keerulisem, kui me räägime nüüd, et mis asi on, kui me liigume lausete tasandilt mõistete tasandile. Ja ma ütleksin, et mõiste on siis, mõiste tähendus üldiselt, ma arvan, ma julgeksin öelda, et see on seotud selle mõiste määratlusega. Et mulle tundub natukene kummaline küsida, et see esimene väide, mis on siin teie poolt siis vasakul pool, jah. Et mis on selle mängu tähendus, on ju. Me saame tegelikult eesti keeles niimoodi küsida, aga see kõlab natukene, see kõlab nagu ma oleks tegelikult tahtnud küsida, et mis on selle mängu tähtsus. Ja. Aga kui me nüüd kasutaksime tähendust natukene, seda sõna tähendus natukene korrektsemalt, siis me ütleksime alati, et ta nõuab jutumärke, mis on selle mängu tähendus, on ju. Et tähendus opereerib, mulle tundub ikkagi nagu sellisel suhteliselt leksikalisel tasandil, kus me tahame küsida mingisuguste mõistete määratluste kohta, on ju. Või mida sa pead silmas sõnaga see mäng või selle fraasiga see mäng. Aga mõiste mõte jällegi on seotud nagu selle mõiste sisu või nii-öelda ivaga, on ju. Sisu ja iva on siis antud juhul sellised, ma ütleks, need tehnilised terminid. Ma ei oska öelda, mida need tähendavad, aga ma ütleks, need on tehnilised mõisted. Lihtsalt, ma ei tea, mulle tundub, et kui me ütleme, kui me küsime, et mis on selle mängu mõte, siis me ei vaja jutumärke, on ju. Kui ma küsin, et mis on selle mängu mõte, siis ma küsin, et enam-vähem, et mis on selle mängu eesmärk või miks me mängime seda, midagi sellist, on ju. Mis on selle mängu iva või mis on selle mängu sisu. Need on siis ja noh, arusaamine kokkuvõttes ütleks niimoodi, et see arusaamine toimib siis nagu sellisel abstraktsemal tähenduse tasandil pigem ja siis mõistmine pigem siis sellisel konkreetsemal mõttetasandil, on ju. Ja ma lõpetuseks ütlengi, et toon ühe hästi pisikese märkuse või tähelepaneku elu mõtte kohta, on ju. Et me küsime eesti keeles, et mis on elu mõte, me ei küsi eesti keeles, et mis on elu tähendus. Minu arust see on suhteliselt pisike tähelepanek, aga ma arvan, et see on märkimisväärne. Nimelt, inglise keeles me küsime, et see kuulus küsimus on ikkagi, et what is the meaning of life, mitte siis what is the sense of life, kuigi ma arvan, et õigem oleks küsida what is the sense of life. Ja miks on siis nagu
märkimisväärne on sellepärast, et eestlased teavad, mis on the meaning of life ehk siis elu tähendus. Nimelt meil on olemas sõnaraamat, kui me tahame teada, mis on elu tähendus, siis me vaatame sõnaraamatust järgi, on ju. Aga see sügavam küsimus, mis meid huvitab üldiselt, on siis mitte selline mõiste määratlusega seotud tähendus, aga mis on elu iva, on ju. Ja mulle tundub nüüd, et siin, see on nüüd võib-olla nüüd see koht, kus selline loogiline mõtlemine, siis maailma arusaamine võib-olla meid isegi eriti ei aita. Ma arvan, et meil on võimalik, võib-olla on kuidagi niimoodi, et me saame elu mõtet ainult mõista, aga me ei saa seda, meil ei ole võimalik sellest aru saada. Ja. Kuidagi niimoodi, et me saame väljendada elu mõtet küll keeles, aga sellises kujundlikus keeles, mitte loogiliste valemite kaudu. Ja. Et sellega on siis tänaseks kõik. Aitäh kuulamast!